Me just hetk tagasi kuulsime ja kohtusime kohaliku maaeluministeeriumi esindajaga, kes tutvustas Rootsi mahepõllumajanduse ambitsioone ja eesmärki järgmiseks perioodiks, et ilmselgelt on mahepõllumajandus ja jätkusuutlik tootmine ja ka tarbimine täna Rootsis võtmesõnaks. Sigmar Suu, Maaeluministeeriumi mahepõllumajanduse sektori esindaja. Et Sigmar, võib-olla sa oskad paari sõnaga öelda, mis on need märksõnad, mida me kuulsime, mis kohalik Maaeluministeerium on enda ambitsiooniks võtnud ja kas meil on Eesti poole pealt midagi õppida? Esiteks oli hästi huvitav näha, et me oleme sisuliselt samas nii-öelda ajaraamistikus liikunud. Ehk siis nagu algusaeg on sama. Kas see mahetootmine on valdkond, kuhu panustada, kuhu mõelda, sest ilmselgelt seal on teistsugused reeglid, millega peab arvestama. Et kuidas tunne on, kas see sektor on see, kuhu peab panustama? Minu vastus on loomulikult jah, aga eks iga ettevõtja peab lõpuks tegema enda majandusliku otsuse. Peamine hirm, mis on mahepõllumajanduse üle minnes, on see, et saagid vähenevad, kogused vähenevad, mis on paljudel juhtudel tõsi, aga tuleks arvesse võtta selles ärianalüüsis see, et ka võimalik saada tulu müügist on suurem ja see keskkond, milles need samad ettevõtjad ise igapäevaselt toimetama on parem ja puhtam. Ma arvan, et see on üks asi, mida me täna ka Rootsi kolleegidel kuulsime, et peamine argument nende jaoks ei ole mitte võivad nii, et see on toidu kvaliteedi vahe, vaid just see keskkond, milles tootmine toimub ja milles ettevõtjad ise igapäevaselt elavad ja toimetavad. Kui me ise üllatume, et miks Rootsis niivõrd palju nõutakse mahetoitu, siis nõudjad on just nimelt kodanikud ise. Kodanikud nõuavad mitte ainult põllumajandustootjatelt, vaid kohalikelt omavalitsustelt ja kõigilt, ütleme, et kõigilt tegijatelt keskkonnasõbralikkust, jätkusuutlikkust. Ja kui me nüüd tuleme toidutootmise juurde, siis mahepõllumajandus ongi selle pärast rohkem nõutud. Seda nii poodides, toitlustuses, igal pool. Kes peab teavitustööd tegema? Teie näiteks. Aga ka meie ja kõik asjaosalised. Meil on küll Eestis väga palju juba mahepinda, mahetootmist ja poodides on tegelikult päris palju näha Eesti mahetoitu, aga järgmine samm, millega tegeleda tuleb, on see, et see mahetoit peaks olla ka rohkem kättesaadava hinnaga.